Tere! Alustan uue videode sarjaga, mille pealkirjaks on Puust ja punaseks. Ja neid videosid hakkan siis postitama siia samma Kristiine noortekeskuse lehele ja ka iseenda noorstöö kontole, siis noorstöötaja Erko Sõrmus. Ja videode eesmärk on müüdimurdjate stiilis selgeks teha, kas erinevad internetis levivad pildid ja videod vastavad ka reaalselt tõele või mitte. Esimeseks pildiks valisin selle pildi. Postitasin hiljuti sellega nüüd meie lehele, et kui tahad seda täpsemalt vaadata, võid sealt seda vaadata. Ja sellel pildil sa siis näed, et väidetavalt Kreeka arstid on teinud niisuguse näitliku õppematerjali, kus üks vastutustundlik inimene on jäänud koju ja läbi selle päästnud hulga teisi inimesi viirusesse nakatumisest. Et siis nagu sa näed, need põlentikud on inimesed, kes siis nakatusid viirusesse ja nakatasid üksteist, kuna nad olid tihedalt koos ja ei püsinud kodus. Ja üks vastutustundlik inimene jäi koju ja tänu sellele päästis hulga teisi inimesi. Nii. Ja nüüd katsetan järgi, kas see tikkudega näide peab paika või mitte. Kas saab tikkude näitel siis niisugust viiruse leviku pidurdumise mudelit teha. Ja selleks, nii, tule muga siia kaasa, näed, olengi pannud ka ise niisuguse tikkudest näidise püsti. Siis need inimesed siin nüüd on need inimesed, kes ei saa koju jääda, kes peavad mingil põhjusel tööd tegema, kas kiirabijuhid, või mingid muud poemüüjad või mingid muud elutähtsaid teenused pakkuvad inimesed, kellel ei ole võimalik koju jääda. See on siis nüüd see üks vastutustundlik inimene, kes on otsustanud, mina püsin kodus, mul ei ole vaja väljas olla ja läbi selle takistan viiruse levikut. Ja siin näed suur hulk inimesi, kes vilistavad selle liikumiskeelu peale ja on endiselt tihedalt koos ja ei püsi kodus. Ja nüüd vaatame, kui me siis nende inimeste sekka laseme viiruse möllama, siis mis juhtub? Nii, viiruseks on nüüd siis see tikutopsist võetud tikk ja viirus hiilib esimese inimese juurde. Nii, ja järjest nakatutakse. Ja vaatame nüüd siis. Tundub, et haigus püsib kontrolli all. Et siiamaani nendest, kes peavad kindlasti väljas olema, nendest inimestest ei ole mitte keegi nakatunud. Nii. Vaatame, et äkki pikka ootamise peale ikka nakatuvad. Nii. Haigus veel siin ingitseb. Ja nii, nagu sa näed, sellega, et see üks vastutustundlik inimene püsis kodus, ei nakatanud tema ega ei nakatanud ka teised inimesed, kes peavad mingil põhjusel väljas töötama. Nii et see tikkude näide täiesti vastab tõele ja on kinnitatud. Seega püsi kodus, liigu ainult väljas hädavajadusel ja kaitsed nii ennast ja teisi. Sellega lõpetan oma esimese video. Esimene pilt ei osutunud müüdiks, vaid on tõsi. Ja järgmised videod juba järgmistel nädalatel. Nii et püsi kanalil.